õnneks ei olnud väga tugevat sööki, et jätkus verd ka aju jaoks, mitte ainult maa jaoks. Nii et saame ehk teravamalt jätkata, seda enam, et teema lähevad nüüd huvitavamaks. Et hakkame rääkima sellest, mille nimel on see energiamajanduse arengukava suures osas ka käima pandud, kuid nagu me pärast kuuleme, mille mõju kogu majandusele on jälle suhteliselt väike. Paradoks, aga nii ta kipub olema. Nii, räägime siis elektrimajandusest, kõigepealt siis elektri tootmisest ja nendest stsenaariumitest. Ja sama ülesande püstitus, mis meile anti, räägime mõne sõnaga sellest mudelist, millega toimus siis elektri tootmise stsenaariumite arvutamine, millised eeldused sinna mudelisse sisestati, millised valikukohad me tegime, millised stsenaariumid valime, miks just sellised, mis erinevused neil on ja vaatame üle siis, millised tulemused ja järeldused me siis nende teemadega saime. Ja loomulikult on ülesande püstitusel jälle väga selged eesmärgid, et meil peab olema varustus tagatud, meil peab olema julgeolek piisaval tasemel ja energiasääst peab olema saavutatud. Ja mudel, Balmorel, taanlaste mudel. Ja see mudel töötab lineaarprogrammeerimise põhimõttel ja optimiseerib tootmiskulude baasil siis erinevaid tootmisliike. Ta minimiseerib aasta lõikes siis kogukulusid, vaadates nii elektritootmist kui ka siis koostootmist, eks sellega koos siis ka kaugkütte. Ja modelleeritud on baasaastaks või referentsaastaks 2012 ja siis on tehtud kaheaastase sammuga algul ja pärast 5-aastase sammuga siis aasta tulemused. Ja mudel valib siis välja, millisesse tootmisvõimsusesse me investeerime ja millised tootmisvõimsused pääsevad turule siis nendel aastatel. Ja mudel ei baseeru mitte ainult Eestile, vaid võtab kogu Nord Pool Spotti turupiirkonna pluss lisaks veel Saksamaa ja Poola, et oleks selline elektripotentsiaalne ring kaasatud, mis mõjutavad kogu seda turupiirkonda. Saksamaa mõju elektriturul on äärmiselt suur seoses sellega, et on väga tihe energiavahetus Skandinaavia ja siis Saksamaa vahel. Ja samuti on arvestatud sisse siis Venemaa loodepiirkonna mõju, kuna me töötame täna elektriliselt ühes sagedustsoonis siis Venemaa, Valgevene, Ukraina ja teiste Venemaa lääne osadega ja nimetatakse seda siis Venemaa loode energiasüsteemiks. Ja loomulikult mudel arvestab ja vajadusel ka investeerib siis riikide vahelistesse elektriühendustesse, kui seal tekivad pudelikaelad elektri ülekandmisel. Siis mida me eeldame selle mudeli juures? Esiteks seda, et turg töötab kõige efektiivsemal kombel, et ei ole mingit probleeme turul. Siis subsiidiumi elektri tootmises ei ole. See on nüüd väga oluline teada, vaadates seda, et kui referentsaasta on 12, et siis toimub siis elektri hinnas nagu väga suur hüpe, aga see tuleneb just sellest, et mudelis puuduvad igasugused subsiidiumid ja tänu sellele on ka siis selle turuhinna tase oluliselt kõrgem. Ja siis, nagu me eelmises plokis rääkisime, et siis mis hinnaprognoosid on CO2 ja kütustel, need tulevad siis World Energy Outlooki materjalidest ja näiteks CO2 hinnad on siis siin kirjas 30-50 aastal, näete küllalt järsk tõus, et kuidas ta lõpuks siis tegelikult tulla võib, me ei tea ja selle tõttu teeme ka CO2 suhtes sensitiivsusanalüüsi lõpus, sest see on kõige suurema mõjuga tegur elektri tootmises. Ja
veel üks oluline märkus, et enamus stsenaariumites on võetud siis põlevkivi hind tema väärtuspõhiselt ehk siis sellest, kui palju me saaksime tulu põlevkivist teda väärindades läbi õli tootmise. Ja see hind on siis 30. aastal ligi 6 eurot gigatšauli. Veel, mis ei ole nüüd turupõhine, on see, et selline haja- ja mikrotootmine on sisestatud mudelisse jõuga. Sisuliselt on pandud tootma sõltumata sellest, kas turg teeb selle valiku või mitte, siis kohalik lokaalne mikrotootmine. See on pandud konstantse suurusega sisse. Ja koos tootmine toimub siis loomulikult majandusnäitajate kriteeriumite alusel, et milline siis pääseb ja kui palju pääseb tootma. Ja elektri tarbimine sealjuures on siis hinnanguliselt 30. aastaks 8,89 teravatt-tundi, täna on ta lähemal 8, ja 50. aastal 11,41 teravatt-tundi. Nii, mängitud läbi on natuke rohkem küll, kui siin kirjas on, aga lõplikku valikusse jäi siis 5 stsenaariumi. Liberaalne stsenaarium on siis selliseks stsenaariumiks, mille vastu võrreldakse kõiki teisi stsenaariumid. Sellepärast sa sulgudes ka selline sõna nagu baasstsenaarium. See ei tähenda, et see nüüd kindlasti peab tulema, aga selle vastu võrreldakse teisi stsenaariumi. Siis veel on siis liberaalne pluss, taastuvenergia ja mürkroheline stsenaarium ehk taastuvenergia pluss ja põlevkivi võttegaasi stsenaarium. Ma kohe räägin, mis konkreetselt iga stsenaariumi taga on. Liberaalne stsenaarium on sisuliselt selline stsenaarium, nagu täna toimub turupõhiselt, midagi kuskilt keegi ei sekku ja kõige otstarbekal kombel kõik elektritootjad käituvad turul. Väga lihtne. Siis erinevus nüüd liberaalne pluss võrreldes baasiga on see, et varustamine peab olema tagatud siis, kui meil on võrgus häiringud ehk 2 kõige suuremat elementi kukuvad välja. Näiteks kõige suurem element on meil Estlink 2 kaabel süsteemi suhtes ja teine suurem element hetkel on küll Narva 1 plokk 200 megavatti, aga 215 megavatti, aga võib järgmisena tuleb Riia ühendus või Läti ühendus, siis see on järgmine suurem element. Nii et sellisel juhul, kui need 2 suurt on väljas, peab süsteem töötama. Ja veel peab süsteemis kogu aeg olema töötav, pöörlev masin. Selleks, et tagada süsteemi stabiilsust, et ta ei läheks võnkuma, olles suure pika ühenduse taga. Tal peab olema oma tootmine, mis hoiab pinget ja aitab hoida sagedust. Taastuvenergia stsenaarium. See lubatakse fossiilkütused kasutada 3 uuemas elektri tootmisüksuses ehk ehitatav Auvere uus elektrijaam 300 megavatti neto ja bruto, vabandust. Ja siis Narva jaamade 811 plokk, mis on siis keevkihtplokid. Ja on püstitatud ka taastuvenergia eesmärk konkreetselt siis tervikuna nii elektri kui soojuse osas, et 30. aastal peab olema 50% taastuvatel kütustel ja 50. aastal 100%. Siis taastuvenergia mürkroheline versioon keelab üldse fossiilkütuste kasutamine, välja arvatud siis olmeprügi ja turba kasutamine. Ja koostootmisjaamadele see piirang ei kehti. Koostootmisjaamadele võib kasutada ka muid kütused, gaasi ja nii edasi. Ja sama eesmärk 50 ja 100 kehtib ainult soojuse tootmisel, mitte enam elektri tootmisel. Ja viimane stsenaarium siis on põlevkivi õliks ja võttegaas elektriks. See on selline stsenaarium, mis on siis meie õlitootjate soovunelm. Ehk siis põlevkivi kaevandatakse 20 miljonit tonni geoloogilist varu aastas ja sellest toodetakse esialgu
otsepõletamisega nii elektrit kui ka siis toodetakse õli ja järk-järgult siis õli tootmine suureneb, eraldub rohkem uttegaasi, mida hakatakse kasutama siis elektri tootmiseks. Nii et selle tõttu on siis all selles tabelis näha need numbrid, kus siis kogused, mida siis kasutatakse teratsjaulides, näete, et põlevkivi läheb praktiliselt nulli aastaks 30 ja uttegaas praktiliselt asendab kogu selle koguse. Ja siin on nüüd mudeli tulemused. Ja näete, siin on investeeringud. Nagu te näete, see tume sammas seal on Narva plokkide ümber ehitamine. Ja kuna me panime põlevkivi hinnaks, tema väärtuspõhise hinna, siis söe kasutamine on mõistlikum. Ta on odavam mudel valis Narva jaamade kasutatavaks kütuseks kivisöe. Ja need sinakasallid, tulbad siin kõikides variantides on sisuliselt tuule generaatorid, et alates 40. aastast siis kõikides stsenaariumites kasvab oluliselt tuuleenergia tootmine, välja arvatud siis see roheline stsenaarium, kus me siis sundisime jõuliselt vähendama siis fossiili kasutamist ja tulid tuulikult koheselt sisse. Nüüd tootmise poole pealt, kui vaatame, millega siis toodetakse, siis te näete, esimene sammas, see roheline näitab seda, et see on põlevkivi, see on 2012 ja 2020, mis on järgmine tulp, näitab juba, et seal on jõuliselt sees esimesel 3 stsenaariumil siis kivisüsi, mis asendas põlevkivi ja sealt tulevad peale siis juba siis nii tuulepargid kui ka siis biomassil töötavad elektrijaamad. Ja 40. aastal jäävad siis tööle ka suures osas tuulikud ja põlevkivi osakaal kukub oluliselt ja selle põhjuseks on siis meie CO2 hinnaprognoos, mis siis tõrjub turult välja fossiilkütustest elektri tootmise. Pilt on erinev siis mürkrohelise stsenaariumi puhul, kus need pruunid tulbad näitavad seda, et meil tuleb jõuliselt kohe tootma kõik biokütustel, ehk siis Narva jaamad me ehitame sisuliselt ringi biokütuse põletamiseks, mida teeb investeeringu, valib koheselt mudel. Ja siis põlevkivi ja uttegaasi stsenaariumil, mis see viimane on, seal on näha, kuidas siis põlevkivi osakaal väheneb ja uttegaasi osakaal suureneb ja ka 40. aastal lõpus tuleb siis jõuliselt sisse ikkagi tuul ja ikkagi tingitud sellest samast CO2-st, sest ka uttegaas on fossiilkütus. Nii et tuleb, kui majandusmõjust räägitakse, siis tuleb seda silmas pidada, et uttegaasi puhul me emiteerime täpselt samamoodi CO2 kui ka muude fossiilsete kütuste puhul. Nii, siin on nüüd tulemused 30. aasta kohta, mis on numbritena väljas, üleval on kõigil võrdne lõpptarbimine, see ju ei muutu. Sisuliselt tootmisega nagu me mingisugust säästu kui sellist ei saavuta tootmise endaga. Säästud me saame rääkida järgmises plokis, on energia ülekandes. Siis CO2 emissioon, näete, kui 12. aastal on ta 13 101 tuhandetes tonnides, siis 2030 eri stsenaariumites need asjad oluliselt vähenevad. Kõige edulisem selles mõttes on see mürkroheline stsenaarium, kus me fossiilid keelasime ja kõige kehvem variant on nendest ikkagi põlevkivi uttegaas, nagu ma ütlesin, uttegaas emiteerib ikkagi CO2. Siis fossiilkütuste vähenemine on või tarbimise numbrid on seal näha, sest see roheline on loomulikult 0, seda me nägime niimoodi ette, aga teiste puhul need asjad on suhteliselt mõistlikud ja loomulikult taastuvate kasutamine mürkrohelise puhul on oluliselt suurem, kuid siin tulevikus, kui me hakkame stsenaariumi edasi omavahel võrdlema ja valime seda mõistlikku teed, võivad tulla takistuseks see, et me enda ressurss ei ole piisav. Et meil ei ole piisavalt
puitu, et neid kõiki stsenaariume realiseerida. Võib olla variandiks, et tuleb importpuit, aga seda me vaatame juba tuleviku valikute puhul edasi, aga see on nende stsenaariumite hetke tulemus. Siin on toodud tootmiskulud välja, see on jälle selline indikatiivne number, mis on arvutatud siis selle tootmise või turule müüdava elektri hinna ja toodetud elektrikoguste kaudu. See on lihtsalt ainult suurusjärgu näitamiseks. Ja sealt on võetud ka siis tootja 10% marginaal maha. Aga see ei pretendeeri mingile täpsusele, vaid on suurusjärkude näitaja. Ja teises veerus on siis investeeringud. Nagu näete, kõige suuremad investeeringud on meil rohelise stsenaariumi pool, kus tulid jõuliselt tuulepargid sisse juba varakult ja ka taastuvatel tootmine. Kõige väiksemad investeeringud on loomulikult põlevkivi uttegaasi stsenaariumi puhul. Ja need protsentides osakaalud juba näitavad ise need numbrid. Ja väliskulusid me siin selles võrdluses arvesse ei ole võtnud ja vaadanud, milline see muutuse mõju on, siis me näeme, et kõige suurem mõju on ikkagi investeerimisel rohelise stsenaariumi puhul ja kõige väiksem mõju on siis põlevkivi uttegaasi stsenaariumi puhul. Siis elektrihinnad. Näete, hinnad on peaaegu kõik võrdsed kõikides stsenaariumite puhul ja see on väga lihtne põhjus. Eesti on nii väike, et oma selle 8,8 teravatt-tunniga turul, et me ei mõjuta turuhinda oma tootmisega mitte kuidagi. Turumaht on niivõrd suur, et me oleme sealt väga väike osa. Võrdluseks ainuüksi Soome turumaht on 80 teravatt-tundi. Siis toodangud eri stsenaariumite puhul. Kõige väiksem on tootmine Eestis mürkrohelise stsenaariumi puhul ja kõige suurem on ta siis põlevkivi ja uttegaasi. Siin on jäänud kogemata see pau veel peale, aga see on see põlevkivi uttegaasi stsenaarium. Ja CO2 emissioonide puhul on ka kõige suurem siis mõju ikkagi sellele põlevkivi uttegaasi stsenaariumi. Siin on ka sama graafiliselt CO2 emissioonid toodud. Näete, nad vähenevad kõikide stsenaariumite puhul suhteliselt võrdselt, välja arvatud siis uttegaasi stsenaarium, mis jääb siis oluliselt kõrgemaks kõikide teiste suhtes. Loomulikult kõige väiksem on siis mürkrohelise stsenaariumi puhul, kus praktiliselt nagu heitmed ei olegi, see on suht marginaalne suurus. Ja siin on ka see turuhindade võrdlus. Näete, need hinnad on praktiliselt kõikide stsenaariumide puhul ühes aukus. Nii, mis järeldused me võime teha? Esimene järeldus, me ütlesin välja, et meie turuhinda ei mõju. Me oleme liiga väiksed. Me oleme turul sisuliselt ikkagi hinnavõtjaks. Ja meie tootjad peavad arvestama sellega. Siis, kui meil on põlevkivi väärtuspõhine hind ehk väärindame põlevkivi kõige mõistlikumalt, toodame tast õli on oluliselt kallim maha müüa, kui otse põletades seda aius. Sel juhul on mõistlik Narva jaamad ümber ehitada, kas sõltuvalt stsenaariumist, kas siis kivisöe põletamisele või siis taastuvate kütuste põletamisele. Aga mõistlik otsus oleks Narva jaamad sel juhul ümber ehitada. Veel tuleb sisse, et tagada töökindlus Liberaal Plus, kus oli need kriteeriumid mängus, 2 suuremat elementi välja, peab töö jätkuma, seal tuleb siis tasakaalu säilitamiseks lisaks ehitada gaasiturbiinid. See on paratamatus selle eelduse juures. Järgmine väide, mis tuleneb sellest, et meie ressursil on oma üks hind, sõltumata sellest, milline on tema väljund, mida tas tehakse, siis riigil ei ole mingit moodi kasulik see, et ettevõtjad teenivad väga suurt kasumit, kuna see kasum jääb täna kõik toote juurde, nii et see tähendaks riigi jaoks juba ressursi hinna põhimõtteliselt ümbervaatamist.
kõik stsenaariumid tagavad varustuskindluse väikse mööndusega, et see Liberal Plus nõuab täiendavaid investeeringuid. Ja loomulikult CO2, mis on väga suur muutuja ja siis põlevkivi, õli ja võttegaasi stsenaariumi puhul võib tekitada see probleeme, kas ta pääseb tulevikus turule või mitte. Nii, elektrivõrk. Sõltumata sellest, kus ja mida toodetakse, elektrivõrgus on omad protsessid jätkuvad samamoodi, kuigi mingi mõju on tootmise asukohal võrgu suhtes ja ka selles, kui palju me impordime või kas me impordime või ekspordime, on põhivõrgu läbilaskevõimel roll ja tema investeeringutel. Ja väike tootmise puhul mõjutab siis see mikrotootmine jaotusvõrku, nii tema tootmisest tulenevate mõjudega võrgule, kui ka siis energiavoogude vähenemisele, kui me toodame iseenda jaoks, et me ei kasuta sel juhul võrku. Need mõjud on võrgule olemas, aga põhimõtteliselt võrgul ei ole vahet nende stsenaariumite osas, mis meil on täna valitud. Ja mis on täna probleemiks, on see, et meie jaotusvõrkudes on väga suured katkestused tarbijatele ehk töökindlus on madal ja seda väljendab üks väga lihtne mõõdik on siis töökindluse näitaja, mis näitab, kui mitu minutit on üks tarbimiskoht aastas keskmiselt ilma vooluta. See on nimetatakse saidiks ja see number on siis minutid. Et iga tarbimiskoht on aastas nii mitu minutit ilma vooluta. Väga suured numbrid. Tarbijad sellega rahul ei ole ja ei ole ka rahul selle elektri kvaliteediga, mis eriti väljendub ta pinge probleemides. Ja veel üks väga oluline küsimus on siis, mida ka hiljuti, kes luges lehte, proua Kallas võttis sõna selle teemal, on siis ühendamine Kesk-Euroopa sagedusalaga. Me oleme selle stsenaariumi kokkuleppel siis MKM-iga ja selle tegevuse tõstnud üldse arutluse alt välja, et seda otsustuskorras tehakse eraldi. Sellel ei ole otsest mõju võrgule kui sellisele ja tema toimimisele, vaid see on täiesti põhimõtteliselt teine otsus, kas me töötame paralleelselt Venemaaga ja töötame paralleelselt Kesk-Euroopaga läbi siis Läti, Leedu, Poola kuni Saksamaani välja ja seal on omad mõjud ja see investeeringu maht on kokku suurusjärgus 700 miljonit eurot, millest Eesti osakaal oleks 200 miljonit. See on nii suur otsustamise koht, et põhimõtteliselt me seda ei vaata ja seda vaadatakse tulevikus eraldi. Ja loomulikult täna on elektriturul pudelikael Läti suunal ja see tuleb likvideerida ja seda nähakse ka stsenaariumites ette. Nüüd me oleme võtnud samamoodi 3 stsenaariumi. Ja stsenaariumid erinevad sisuliselt selle poolest, kui palju me investeerime jaotusvõrku. Põhivõrgu poole peal jääb kõik sama, seal me ei muuda mitte midagi. Aga jaotusvõrgu poole peal vaatame, anname valikukohad, 3 valikukohta. Kas me investeerime vähem, investeerime juba natuke rohkem või siis panustame nii, et me ehitame kogu jaotusvõrgu ilmastiku kindlaks, et viime ta kaablisse. Ja nendel on siis erinevad siis tulemused, kui palju on katkestusi ja nii edasi. Ja no, mis meetmed on põhimõtteliselt põhivõrgus on need, mis need on oma kodulehel on üleval, mis on planeeritud 330 ühendused, uute elektrijaamade ühendamine, nii 330 kui 110 võrguga sõltuvad, kui suured tulevad. Ja loomulikult ka siis igasugused aruka võrgu lahendused, töötamine näiteks Saarena tuleb lahti väiketootja, on täna ühendatud kindlalt võrguga, kui võrk kukub, peab ka väiketootja välja kukkuma. See ei ole väiketootja huvides, vaid meie eesmärk on see, et väiketootmine saaks jätkuda lahus võrgu endast, nii et töötaks Saarena. Need tehnilised lahendused selleks põhimõtteliselt olemas. Meetmete mahud, siin on nüüd, kui mitu protsenti me midagi renoveerime, palju tuleb seal juures, mitu kilomeetrit tuleb paigaldada maakaablid, õhukaablit ja nii edasi.
ma arvan, et nendele ei tasu praegu pikalt peatuda, need esitlused saavad olema ka üleval ENMAK-i lehel ja need on ka meie stsenaariumites, raportites ilusti üleval ja loetavad. Aga mahud on erinevad ja hinnad on erinevad, mis siis vastavalt sellele valitud töökindluse näitajale on tagurpidi välja arvutatud. Ja siin on nüüd jälle indikatiivne näitaja, kui palju siis võrgus püsikulusi selle perioodil tehakse või otsekulusi, et seda elektrit üle kanda. See on arvutatud väga lihtsalt jälle, kui palju me võrgust realiseerime elektrit ja selle elektrimüügi hinna kaudu on saadud selline number, mis näitab investeeringute suhet. Ja näete, siin on nüüd investeeringud juba äärmiselt suured selle tegelikult otsekulude suhtes, et kui me panustame, et ehitame kõik kaablisse, siis 84% tuleks nagu investeeringute osakaal kogu otsekuludest. See on väga suur number ja tuleb seda arvestada, et see tuleb ju meie taskust, mitte kuskilt mujalt kui samast jaotus- ja ülekandetariifist. Ja väliskulud on siin negatiivse mõjuga, kuna vähendades katkestusi me hoiame tarbija rahakotis olulise raha kokku. Täna on välja arvutatud katkestuse minuti maksumus ja kui me vähendame seda katkestuse aega igale tarbijale, saame positiivse nagu rahavoo, mis siin väljendub negatiivses numbris. Ja näete, maksumus on eurot megavatt-tunni kohta, palju siis kuluks, kui me realiseeriks need stsenaariumid, see on üsna suured numbrid. Täna on see 6,6 senti, siin näitab ta 14,9, 25,7, 40,5, äärmiselt suur kulu tarbijale. Nii et suur mõtlemise koht, mida me tegelikult teeme. Ja siin on ka säästunumbrid, et ka selle renoveerimise tulemusena ka kadu väheneb ja siin on rahaliselt välja toodud, kui palju me suudame raha kokku hoida aastas miljonites. Ja siin on need katkestuste hinnad, mis on siis Tehnikaülikooli töö, mida tehti Elektrilevi tellimusel, sealt on need aluseks võetud. Et kes tahab, saab neid natuke uurida, see töö on ise üles pandud, samuti energiatalgutuses. Mida me saame siis järeldada nende 3 stsenaariumi puhul? Esiteks see, et aja- ja mikrotootmisel me peame lubada tal töötada lahus elektrivõrgust ehk töötada saarena ja juurutada sealjuures sellist bilansi teenust osutamiseks net-mitteringi süsteemi, et jaotusvõrk jääb sisuliselt bilansi halduriks selle mikrotootja suhtes. Ta ostab ülejäägi ära ja puudujäägi müüb siis võrku tagasi. Keskpinge võrgu töökindlust tuleb oluliselt suurendada hooldustööde panustamisega, trasside puhastamine, trasside laiendamine, sest enamus katkestuse aega tuleneb tarbijatele just sellest keskpinge katkestusest, mis on üks katkestus on väga paljude tarbijate väljalülitamise põhjuseks. Ja arvestades seda, et need numbrid olid väga suured, et tuleb kriitiliselt valida investeerimiskohad, et ei sõida buldooseriga olemasolevat maha, ei tuut asemele, vaid investeerime detailidesse, mis tõstavad töökindlust ja sellekohane analüüs tuleb igal võrguettevõtjal teha ja õigesse kohta investeerida. Loomulikult Läti pudelikael tuleb kaotada ja kaaluda jaotusvõrgus siis tariifisüsteemi muutust, mida on ka Elektrilevi korduvalt väljendanud, aga see on juba ütleme uue elektrituruseaduse teema. Kõik, aitäh!